Issand jumal, saad aru, see lõhn juba täiesti uskumatu. See on täiesti mingi restorani kvaliti. Vau. Mul on nii raske, ma tahan ise algust teha, vaata. Ma nii harjunud, aga ma just jõuangi sinna, teeme nii, et tere kõikidele Ajulõputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas Brigitte Susanne Hunt. Tere! Tere! Nii tore sind näha ja nii tore sinu vaatajaid kuulajaid ka näha. Ja ma kohe alustangi selle teemaga, et nüüd said kokku 2 inimest, kes väidetavalt oma podcastis teistel üldse rääkida ei lase, on ju. Jaa, on jaa! Ja ma mõtlesin kohe, kui meil see idee töötame podcasti, ma olin mingi, et okei, kuidas see välja näeb? Sest et vaata, internetis olid mingid kommentaarid, oh my god, Brigitte kutsub endal külalised ja siis ta ei lase neile üldse rääkida. Ma ise on täpselt samasugune, nagu, aga ma ei tee podcasti sellepärast, et ma teen küsimus-vastus. Ma tahan ise ka rääkida, normaalne on ju. Ja vaata, võib-olla see tuleb ka sellepärast, et mul on need ettevõtted, kus ma olen töötanud hästi tihti, kuidagi survestatakse mingeid külalisi kutsuma ja tegelikult need inimesed võib-olla ei paku mulle huvi ja siis ongi see, et sorry, ma ei viitsi kuulata, mis sul on öelda. Sinu siis puhul näiteks, täpselt, ma võin teile kohe öelda, Angela ei kutsunud mind, ma tahtsin ise tulla. Literally. Ja ma olengi see inimene, et kui ma tahan kuhugi minna, siis nagu, või kedagi endale sõbrannaks, ma pakun ennast ise. See on naistega muidugi nii alati. Et mulle nii meeldib, mida sa teed. Aitäh. Ja ma pean teile kohe ütlema, et ei kujuta ette, mis korteris see inimene elab nagu. Who you dating, girl? Nagu. Literally, kes see mees on nagu? Sest viimati sa olid ju meie armastuse. Oi, 3 aastat laas olime, jah. Miks lahku läksite? Tahtsid pooleks maksta asju või? Ei, ta tahtis teha 100% ja 0%. See tähendas, et 100% oli minu peal. Fantastiline. Issand, kui tore, et teie teed lahku läksid. Jah, sain uppuvalt laevalt õigel ajal maha hüpatud. Ära ütle pahasti. Ei, ma ei ütle, see ei ole paha. See on nagu hea ju. Te olete edasi liikunud mõlemad, see on väga hea. Mulle meeldib, et ma võtan sinu podcasti üle, ma jään vaikselt. Ma lasen sul küsida. Nii, aga mis meil siin täna on? Nii, enne kui Brigitte siis podcasti saabus, palus ta teha tartarri, ja? Ma muidu ei tule, kui tartarri ei saa. Ja ma siis pidin tegema. Ja tead, oh my god, täna ma sain lõpuks ometi aru, miks tartar on restoranides nii kallis. Nii. Kilo hind lihal või? See hakkimine. Tege! Oh my god, ma ei ole mitte kunagi varem tartarri teinud sellisel kujul. Ma lihtsalt sömban nagu hakkliha ja suva, vaata. Et nagu peenelt teha päris tartarri ja hakkida. Oh my god, nagu ma küsiks selle eest juba mingi 100 eurot. Jaa, issa, ma ütlen, ma olen alati valmis for free food, tuleme, see on kindlasti üli hea ka. Aga ongi, miks ma tahtsin tulla sinu podcasti, mul praegu kodu podcasti pole suvepuhkus. Sa oled ju Eesti kuulsam karnivoor. Mis need, ma ei ole lugenud selle kohta, aga mis need nagu mingid teaduslikud argumendid on, miks süüa ainult liha? Seal on väga palju argumente ja kes hakkab uurima, see leiab ka infot, et vaata hästi paljud on sellised, et nad kommenteerivad, sul on vaja ka taimi süüa, et täna just oli mul kuskil. Ja kus nad võtavad endale selle pähe, üldse, et nagu peab seda sööma? Aga see ongi, nad kommenteerivad ilma, et nad oleks mingitki uurimist teinud. Ma ei tule sulle ütlema, vaata. Ma jagan lihtsalt oma kogemust, oma nagu experience'i ja siis inimesed läbi selle lausa näevad, nagu praegu näiteks ma olen olnud toortoidu peal 3 nädalat ja sotsiaalmeedias mulle tehakse kommentaare, komplimente, oh my god, sa näed nii hea välja, mis toimub? Mina võin öelda, mina selles mõttes toitumise koha pealt ma mõistan karnivoore ja kui võrreldes kindlasti keskmise inimese toidulaua, kui ma vaatan, mida inimesed poes korvi panevad, siis kui palju on seda töödeldud jama, et ma olen täiesti veendunud, et süüa pigem ainult puhas liha on parem kui süüa, ma ei tea, saia, kartulikrõpsu, kui need moodustavad enamiku sinu toidust. Et mina olen pigem, ma nimetan seda võib-olla inspireerituna aluselisest toitumisest, seda teavad muidugi kõik, aga pigem ma ütleks, et selline 80% puhas, 20% siis mingi töödeldud toit ja selle 80% hulgas, või üleüldse ma mõtlen, et kogu minu toidulaua hulgas peab kindlasti olema seda 25 grammi valku, 55 grammi rasva ma ei ületa, aga mida ma väga ei söö näiteks ongi mingi gluteen, laktoos, et pigem nagu taimed, pähklid, seemned. Kas sina pähklid, seemned ka ei söö või? Ei. Ainult asjanaga liha, jah? Ainult liha ja praegu ka nüüd, kui ma olen toortoidu peal, siis ongi täiesti toores liha. Veis, lammas, toored munad või ja toorpiim. Всё. Okay. Mul pole muud vaja. Mina arvan, millest sul tuleb see mitte, nagu see face bloat läheb maha. Ma ise ju tegin ka fitness seda
võistlust, nagu su õde, kindlasti jõuame teemani sinna ka. Ma märkasingi, et ongi, teate, mis ajab tegelikult paiste või? Kõik see töödeldud jama, alkohol, kõik selline asi jääb paiste, et kindlasti, kui sul juba see asi on nullis, siis nagu kõik näebki väga palju parem välja. Aga me nägime sinuga, mõtlen, kummast me räägime. Me nägime esimest korda vist Armastuse malevas. Jaa, oli küll, jah. Kuidas see kogemus tagant järele sulle tundub? Oh my god, tegelikult ülilahe ja nagu, kui sul on võimalus minna ja elus nagu ära proovida see mull, et sa 2 nädalat, sa oled täiesti eraldatud välismaailmast, nagu see on ülilahe lihtsalt. See on nagu kogemus terveks eluks, mis jääb meelde. Et just see, et sa ei pea ise muretsema mingi söögi pärast, sul ei ole tööd, sa lihtsalt oled, teed, kõik on chill, nagu üliäge kogemus selles. Ma olen täiesti nõus. Mul oli natukene tolle saatega teine kogemus, muidu ma ütlen, see on ülipositiivne kogemus, väga tore tiim, te olite kõik saite mul nii lähedaseks. Ja toona oli tegelikult veel mingi teine see Normaniga projekt samal ajal, aga see oli ülitore. Aga reality kogemusest rääkides, siis muidugi nagu ma saan veel 3 nädalat seda vaatama kui vallalise kaunitare ajal, et see tõesti on nagu kogemus kogu eluks ja ma ei ole järgmised hooaegu, ma ei vaatagi väga telekat, aga selles mõttes tõesti nagu täiega tervitused ja sa said sealt ju ka vist nagu pigem siukse ju tuule. Muidugi, ja sealt see suurem nii-öelda tuntus alguse saigi ja siis peale seda ju tehti ka mu toitumisest ja vaimsetest annetest ja sportlikest saavutustest ja nagu kõigest uudiseid järjest. Vaimsed anded? Tehti mingi, kus ma panen nagu tarokaarte ja blablabla. Paned või? Siiamaani või? No ütleme nii, et vahelduva eduga. Et kui ma nagu siin korteris veel ei elanud, siis olid, vaata, sa ei saa mingi 2-toalises korteris tegeleda selliste asjadega. No siin sa võid niimoodi. See on sul peab ikka loodus olema ja pead nagu maandatud olema ja õiges energias, ütleme nii. Elus peavad asjad paigas olema. Aga kas sa ise fitnessiga nüüd enam siis ei tegele? Sest viimati me nägime ju... Aga sina? Mina tegelen. Ma lähen ilmselt sügisel lavale ka. Ja. Let's go. Aga oota, sina... Ma praegu täiesti üritan lihasmassi vähendada. Ma käin ainult 1-2 korda nädalas jõusaalis tilulilutamas. Mulle ei sobi enam see jõusaali rassimine. Pole nagu minu teema enam. Lihasmassi vähendamine? Just nii. Lihasmassi vähendamine. Ülakehast eriti, selg, õlad. Õlgadest on juba täitsa ilusti nagu läinud. Ma ei ole nüüd siis alates eelmise aasta sügisest rauda lammutanud. Et ülakehast õlg läheb ilusti, aga see selg, see ei taha lihtsalt väiksemaks minna. Kas sa tahad minna nagu selliseks kribuks, pilateskörniks või? Naiselikuks. Saad aru, kui sa oled võistlusvormis ja sul on lihasmass suur, sa näed ilus välja, chef, cool, power woman, aga kui sa võtad normaalse naise rasvaprotsendi peale ja sul on lihasmass all, sa näed lihtsalt paks välja. Trenniriietes veel okei, ja pane kleit selga, ole suvel väljas. Sa oled lihtsalt selline, vaata, oh my god. Ja ma ei taha selline olla enam. Kas ei või olla see, et millal sul see nagu sa vaata tegelikult, kui sa oled väga muskulaarne natuke kuidagi naisena, mina ütlen ka, et nagu tunned võib-olla ennast natukene mehelikumas energias. Minul oli pigem see, kui ma olin paksem. Ja, see oli mul ka tagantjärgi vaadates. Siis ma nagu mehelikum energia, nagu ma ei oska öelda. Ja oli kogu, et mina ju läksin paksuks, ma ütlen alkoholist. Ja eriti kui mul käis veresuhkur hästi üles. Aga ongi, mida peenemaks ma võtsin, seda naiselikumaks kuidagi on ju? On! Meil on mõlemal, vaata see kogemus ja me teame, nagu me oskame rääkida. Ja, on. Eriti ka, kes su ümber on, vaata, kelleks sa suhtes oled ja nagu kuidas need energiat siin mõjutavad. Sest enne kui ütled, et mees maksis, siis sa raudselt käisid hästi palju jõusaalis. Naine maksis. Või nagu naine maksis, on ju. Et siis käisid ka võib-olla nagu... Ja, kuule, ma veetsin nädalas mingi 40 tundi keldris jõusaalis. Ja, sest nii suured vaata vaimsed pinged oli. Tehes ise trenni ja andes trenni, mu töö oli ju ka jõusaalis selles suhtes. Aga praegu võib-olla tõesti ma ütleks, et sa oled naiselikum, et kuidagi ongi vaatan punased küüned ja kuidagi... Siis mul ei olnud üldse küüsi. Ma räägin kõik. Issa, kui huvitav, jaa. On ja tagantjärgi vaadates sa vaadad ja mõtled nagu suur see pusle läheb kokku, vaata. Siis on mingi, oh my god, this shit is real. Aga nagu nii, ma ei oleks üldse äranud, et sa sellist nagu infot mulle täna jagad, sest ma olen ise ka mõelnud seda, ma olen Kristleniga, Kuuskema, mu sõbranna, rääkinud tõesti, et natuke nagu need naised, kes on nagu väga suures vormis tõesti annavad, natuke muutuvad nagu võib-olla tõesti mehelikumasse energiasse lähevad. Aga fitness-võistlustest rääkides siis sinu õde ja fun fact teile, tema õde, sinu treenitav ja Amani Kiivikas, minu treener, on ju Eesti omavahelised suurimad konkurendid. Mis on nii kift. Väike Eesti. Täiega, aga mis on näha? Sina lähed nüüd 3. siis sügisel, jah? Konkurendiks. Kuhu 3. Kui suhtesse kuskil 3. Not anymore, don't need it. 3. konkurendiks. Lähen või? No. Aga kas ma olen samas tiimis või? Selles kategoorias või?
Oleneb pikkusest jah, aga 74. overall võidad ära, siis teete overalli ja siis ikka olete koos, jah. Ma ütlen päriselt, ma ei lähe sinna võitma, ma lähen sinna veel vähem võitma kui eelmisel aastal, aga lihtsalt kuidagi ma ütlekski, et võrreldes eelmise aastaga. Et endale ära teha või? Või lihtsalt uut kogemust saada? Ma ütleks seda, et kui ma juba eelviimane olen, on jumala hästi nagu. Et selles mõttes eelmine no, aasta siht on paigas. Mida? Siht on paigas. Siht on paigas. Et kui ma eelmisel aastal läksin lavale sellest kohast, et ma olin ikkagi kogu sellest draamast nagu läbi väsinud, ma pidin nii palju alla võtma, mul ei olnud nagu treeningrutiini ja mis ma ütlen veel, mul ei olnud normaalset toetavat suhet, mul ei olnud kuidagi eluplaan paigas, ma tarbisin ikkagi natuke veel alkoholi, et ütleme kas või nagu isegi paari nädala tagant. Et selle alaga tegeleda, sa pead elus nagu väga õiges kohas olema. Ülirahulikus energias iseendaga, sul peab olema kõik paigas, raha, sõbrannad, pere, kõik peab olema tuumik, et sa suudad keskenduda, asi nagu reaalselt lavale minek ei ole see ainult, et sa teed ära oma trenni ja oled kaloridefitsiidis. Ja see on midagi palju enamat. Sul on uni, sul on isegi seks. Anja, mis peab olema nagu alati olemas kõikidele inimestele, võtke siit see tsitaat välja, aga ei, sul peab olema nagu kõik paigas, et sa suudad nagu ja füüsiliselt mul ei olnud aega eelmine aasta nagu töö kõrvalt ja ma ei tea, palju mul neid kutte oli eelmisel aastal. Ma ei jõudnud poseerimas käia. No poseerimine oligi sul see ainus asi, vaata, minu käest küsiti. 3 kilo on see vahe, mis mul nüüd sellel aastal saan kaaluma vähem. Kilodeks. Fitmodeli vormi jaoks olid sa väga hästi vormis ja karisma ja kõik on olemas. Ja me räägime natuke lihasmassist ja see ongi normaalne esimesel hooajal, sa ei lähe lavale. Jaa, ma vaatan, kui palju ma alla võtsin ju reaalselt. Aga tuldi minu käest küsima, vaata, kuigi ma ei olnud sulle poseerimistega midagi õpetanud, me on kuidagi selles mõttes seotud, vaata, siiamaani sotsiaalmeedias vaata küsitakse. Aga ma tulen sinult poseerima ilmselgelt. Et mis sina arvad sellest, mis sina arvad tolles ja ütlengi kogu aeg aasta, et nagu ta ei näinud laval või? Nagu top 1 lihtsalt karisma poolest. Nagu välimus, kõik on olemas, lihtsalt ainult poseerimine paneme paika ja nagu korras, vaata. Issand, aitäh sulle, sest mina vaatasin ilmselgelt, ma ütlen tõesti. Ei no see ei ole mingi kompliment, see on fakt, vaata. Nii kihv, oh my god. Et sul on lihtsalt kõik olemas ja nüüd lihtsalt teeme poseerimise. Teeme poseerimist, ongi iga nädal korra, absoluutselt nõus. Et ma lihtsalt teen seda, sest ma arvan, mul on aega ja mul on võib-olla natuke iga, mulle meeldib ennast challenge ida. No mingi siht peab olema kogu aeg. Jaa, kogu aeg, seepärast ma teengi neid haridusi, I'm just fucking bored. Nagu. Ma olen praegu selles kohas, kus mul ei ole vaata mitte mingit võistlussihti, ma olen nagu eluaeg, alates 5. eluaastast iga nädalavahetus võistelnud, esinenud, tantsud, värgid, särgid, on ja fitness, ma olen kogu aeg valmistunud, kas bikiinivõistlusteks või jõudõste võistlusteks, on kogu aeg mingi prep valmistumine. Ja praegu ma olen siin kohas nagu ma saan hingata lõpuks ameti peale kõiki neid aastaid. Ja ma naudingi. Vaata, paar aastat oli see, kui ma kuidagi nagu, sa peadki puhkama, aga mis on ülikift ja ma arvan, mis meid tegelikult seob ka, ongi see, et mulle meeldib, kui mul on siht. Ja nagu kuidagi see täidab mind, aga samas ma üldse ma nagu ei poolda seda, et naised peaksid hullult mingi saavutama ja kõike tegema. Aga et see boss lady olemine ei ole nagu, see ei ole goals, aga if you like it, do it. Oota, kuskil oli hea ütles, et on 2 gruppi nagu naisi, et on need boss woman ja siis on nagu happy woman. Tegelikult! Kusjuures ma olen nõus sellega. Absoluutselt võib niimoodi olla, aga ma usun, nagu ma täiega tunnen, mina ja mu sõbrannad oleme kuidagi erandid selles, et nagu mulle meeldib see nagu, soft girl nagu... Miks, vaata? Kuidagi see peab nagu tasakaalus olema. Tead, kus selle asja nimi on või? Ja on see, et ma tahan tööd teha niimoodi, kui ma ei pea. Kui ma võin tööd teha, siis ma viitsin seda teha, aga mitte, et ma pean actually nagu mingi vaeva nägema nagu. Ei, ma ei jaksa enam. Et kuidagi, ma tahan seda valikuvabadust vaata, et siis on nagu chill, ikka hoiad ennast kuidagi nagu tegevuses. Aga aga siin elus iga inimene peaks ju tegema seda, mis teda õnnelikuks teeb. Kui sul on midagi, mis sind õnnelikuks ei tee, ja sa jätkad selle tegemist, siis varem või hiljem nagu saad vastu näppe, vaata. Aga see ongi see, et me võtame selle eelduse, et keskmine inimene üldse mõtleb selle peale, mis teda teeb õnnelikuks või mis teda teeb õnnetuks, sest mul on tunne, et inimesed ei mõtlegi. Ei, nad lihtsalt ärkavad hommikul üles, haaravad mingi saiakese, lähevad oma tööle, mida nad vihkavad, rutiini kõike ja siis õhtul võtavad õlle. Ja siis ei mõtle, ei ole aeg isegi. Ei mõtle, täpselt, ja siis kuidagi see, mis on veel, ma näen nagu fundamentaalselt inimestel ühiskondlikult valesti on see dopamiinisüsteem. See, et nagu isegi toiduga, toit peab olema see on kütus. Kõige hullem, jah. On ja. See on kõige hullem. Oota, keegi listab mul hästi korra. Ma vaatan, kes see olla võib. Hästi korra. Oota, ei, praegu ma ei saa vastu. Et ühesõnaga,
et fix your dopamine. Ma tahtsin teemaga jõuda veel sinna, et sina vist alkoholi ka üldse ei joo, on ju? Sa juba ei joonud isegi mitte vallalise ma malevas juba ka ei joonud jah, aga enne seda me ka, no ma räägin, ma jõin oma pidutsemist ja joomist ära siis, kui ma olin 15-16. Okei. Niised house partid, no nagu teismelistel ikka kohane on ju. Jaa. Aga oota maitse enne, kui sa full mixid, ma panin sinna lisaks seda sibulat. Ja. Nii, meil on siis siin lamba tartar. Kas sa oled varem lamba tartari söönud või? Ma arvan, olen küll ikka, jah. Aha. No restoranid sul neid veisama on ju. See on lamba sisefilee, otse allika talust. On okei või? Ma ise ei ole proovinud veel. Lõpeta ära, see on väga... Anchovis on ka siin sees. On ju? Mis asi? Anchovis. Ei ole. Ei ole või? Siin on ainult hapukurk, punane sibul. Lõpeta ära, kui hea see on. Ja siis on metsiku lõhe mari. Issand jumal, kui hea see on. Oota, aga see, kes su kutt on läbi käinud kuskilt meediast juba või? Tead, vist ei ole. Tead, vist ei ole. Käis läbi ainult see, et Angela läks lahku ja pidi maksma tagant järgi mingeid asju, aga... Mis asja, mis alusel? Ei, ma räägin selles mõttes, et tehti tagantjärgi uudis, et Angela pidas kaaslast ülal. Midagi sellist. Ma mõtlesin, et ta pärast esitles sulle pärast suhet mingi nõude. Ei, mina oleks... Mis alusel, kuradi alusetu rikastumine või mille eest? Mina oleks pidanud esitama. Counter-suit tulemas, kuradi siit samast. Ma ütlen vahel, et mulle ei matchi need kael ja käsi, seepärast mul on spreidän siiamaani veel pesemata. Palun mitte öelda, et, nagu mingi, et ma olen pime, et ma ei oska ennast mingi matchida. Aga... Ma proovin ka ära. See on ülihea. Ja ma tahtsin küsida, et kas minu meelest see on ka veits naistel muutunud viimasel ajal sotsiaalmeedias, et peikasid reaalselt ei näidata enne, kui nagu sõrmus on sõrmes. Ja isegi siis, kui sõrmus on sõrmes, siis ka vahest ei näidata. Aga mis sa sellest arvad? Tead, oma kogemuse põhjal ma ütlen, et mida privaatsemalt sa oma eraelu hoiad, seda õnnelikum sa oled. Ma olen sinuga 100 miljon % nõus. Täielikult nagu... Mul on ka see, et ma varjen ju kõiki oma suhteid ja ma ütlen, et minu unistus on see... No meie oleme veel nii öelda, vaata nagu avaliku maad elutegelast on ja aga nagu tavainimene ka nagu, mida vähem sa näitad ja lällad, nagu seda parem vaata. Sa ei saa nii palju kadedust enda pihta ja nagu kippuajad. See paneb mingisuguse ebavajaliku kuidagi lisapinge. Sõbrannadega mul seda ei ole, ma neid nagu share'in kogu aeg on ju hea meelega, aga kuidagi ma ei oska öelda, ma ei usu isegi seda mingit energiat või seda, aga seda, see nagu kui lapse nägu mingi varjatakse, vaata mingi stikkeriga, see on nagu weird lihtsalt ma arust nagu. Aga kuidagi jah, kui sa, mida see on kuidagi püham ja väärtuslikum, kui sa seda suhet ei jaga. Jah. Aga samas nagu mingid pildid, küll, ma ütlen, minu unistus on see, et I'm gonna pop a wedding pic out of nowhere nagu, ja siis kõik on mingi what? Ja sama ma tahan teha kunagi rasedusega. Sama, mida Kylie Jenner vaata. Literally. Ja siis ongi, sest mille eest ma sain sõimata hullult on see, ja ma tahan sinu arvamust teada, on see, et ma ütlesin põhimõtteliselt välja seda, et kaloridefitsiit on kaloridefitsiit. Ja kui sa ei võta alla, siis järelikult sa ei ole pikka aega kaloridefitsiidis. Ja siis mingid emad, enne kõike vist TikTokis mingi Jane Merela, oli umbes, et ma teen nagu mingi emadele liiga sellega, et ma olen nii aus ja ütlen välja, et enamasti põhjus, miks inimene ei võta alla, 0,1% on mingi haigus, mida saab ravida. 99,9% on asi selles, et sa kas ei ole kaloridefitsiidis, okei, mingid muud nagu triggerid või mingid sellised asjad nagu juurde, aga tegelikult, kui sa tahad alla võtta ja tegeled, siis see on täiesti võimalik. Ja sellega ma olen nõus, et vaata, täpselt nagu see kaloridefitsiit on kaloridefitsiit. 1+1 võrdub 2. Täpselt. See on fakt. Ja kui sa ei söö üle oma päeva kaloraasi, siis sa võtad kaalust alla. Vaat nüüd juba uus asi on see, mis sind sööma paneb, mis sul nagu siin peas toimub, mis sul emotsioonid ja mõtted ja tunded on, mis sind sööma paneb. Ja saad söögi kvaliteet, ma ütleks ka, et selles mõttes, kui mina söön praegu selle liha ära, mul on päriselt, see on õhtusöök, eks ju, mul on järgmise hommikuni on kõht täis. Versus, kui ma võtaks näiteks 2 proteiinibatooni, tunni aja pärast nagu kõht tühi. Et selles mõttes mina tegin ka vanasti selle vea, et jah, kaloridefitsiidis ma nii-öelda võisin olla, aga mida ma ei arvestanud oli see, kui sa sööd näiteks juba 3 kommi, see ei ole traagika, aga kui sa ei pane seda kirja, on see 180 kalorit. Ma just tahtsin ka sinna jõuda, et inimesed, kes väidavad, ma olen kaloridefitsiidis, aga mu kaal ei lange, sa ei ole.
see on fakt. Siis vaata üle, mida sa täpselt sööd, mis paar pähklit sa töö juures laua pealt võtsid, mis paar trühvlit sa seal sõid. Kohvikoor, kõik väikesed asjad. Nad ei tracki esiteks asju ja siis veel suurem nüanss seal, ma võiks öelda, on see, et inimesed ei ole enda vastu ausad. Valetatakse endal või taheta tunnistada. Vaata, nagu vahest pannakse, oli mingi saade TLC peal äkki, et pannakse kööki kaamera inimesele, et et palju ja mida sa siis sööd. Ja siis käib seal salaja, sööb terve karbitäie ja küpsisid ära ja siis pärast on nagu, et mis asja, mina või? Täpselt. Et inimesed ei tunnista endale neid söömahoogusid või asju või ei taha mäletada või päriselt ei mäleta, vaata, et aga nagu ei olda ausad enda vastu. Ei olda ausad ja mis muidugi temast mõjutab veel, mina ütleks ka seda, et kui sa oled vähe maganud, selgelt on sul suuremad isud. Et nagu ma mõistan, et miks nagu emad mingi periood laste kõrvalt ongi, et need laste kõrvalt ei saa magada ja siis ongi suuremad isud kõike seda. Ja see ei ole ka oluline vahetult peale last umbes olla kaloridefitsiidis. I never said that. Aga ma sain nii palju heiti selle kohta ja seal oli mingi üks naine, kes astus minu eest välja, et nagu kui sul on laps 5-aastane, kes magab eeldatavasti öösel. Ainus nagu vabandus oligi siis see, et ei saa öösel magada või? Ei, see, et on üldse lapsed. Nagu selgita lahti, mis osa sellest, et sul on lapsed. Sest selles mõttes ka kaloridefitsiidis olla tervislikult toituda, hüva, see on kallis, aga see on võimalik. Võtame selle reaalselt faktiliselt lahti. See on nii, ja praegu see on nii levinud nagu vabandus, vaata, mul on lapsed, mul on 3 last. Just oli kuskil mingi kommentaar raha teemal. Keegi küsis, et kas siis vaene olemine on valik või? Absoluutselt. Aga ma elan maakohas, ma olen üksik ema, ma ei saa kuskil paremat töökohta. Inimesed, meil on 21. sajand, meil on internet. Kui palju raha sa saad teenida internetis? Sa võid elada ma ei tea, mitu tuhat kilomeetrit linnast väljas. Aga selles mõttes need inimesed, mul on nagu kahju neist, et nad ongi, vaata, neil ei ole seda eduelamust, nad on abitud, seal ka iseseisev naine, kes on mingi ma lähen ja ma võtan ja ma teen. Tahtsin jõuda sinna, et inimesed, vaata, nad just täpselt, nad ei mõtle nagu kastist välja, kõik on nii kastidesse pandud ja sorry, mul on lapsed. Ja leiavad tegelikult enda kõrvale ka sarnaseid inimesi, kes valideerivad seda abitust, seda õpitud kui sa seda kogu aeg välja vaata, ütled, siis sa tõmbad seda ka ligi ja sa sisendad endale, su rakud kuulavad sind kogu aeg ja sa manifesteerid kogu aeg ja see, mida sa välja ütled, see ka sinuga juhtub. Absoluutselt olen sinuga nõus. Oota, siit läks veel mõte kumama, et ühesõnaga sellest ma sain heiti ja siis, mis ma veel ma olen hästi sind jälginud, ma olen su õde jälginud, ma olen su ema jälginud, et kuidagi nagu kogu perega nagu järgmine podcast siis ema ja õega. Jaa, te olete nii nummid. Et mis ma tahtsin öelda, kus mul mõte jäi praegu pooleli? Et sa oled jälginud neid? Et ma olen jälginud ja teid kõiki ja oligi see, et mingisugune heiter oli sinu vist subscriberite või kuskil all mingisuguse Q&A kohta, ma saanud, et mul on toitumishäire. Mul küsiti Insta subscriberite all, et mis sina arvad sellest, et kas Brigittel on toitumishäire, et ta kogu aeg räägib, kui peenike ta on ja et ta nii palju trenni teeb? Vabandust, millal ma kus rääkisin, kui peenike ma olen? Millal ma olen öelnud lausena välja, tere, Eesti rahvas, ma olen nii peenike? Eesti rahvas ise näeb, vaata. Näevad, kui ilus peenike sa oled. Ma tulen välja sellest jamast 2 aastat tagasi, ma tulen välja peenema nagu kunagi varem. See on fakt. Ongi. Kas see tähendab, et ma räägin kogu aeg? See trigerdas inimest, vaata. Inimesel on endal kompleksid ja probleemid, ta vaatab peeglisse, ta oli ise enda kõrval, ta tahab ka peenike olla. Just, ja selle asemel, et minna ise ka trenni ja veits olla mingi aeg kaloridefitsiidis, on lihtsam öelda, et Brigitte teeb valesti näidata näpuga. Nagu see ongi see, mis on kogu Eesti ühiskonnas ja kultuuriruumis on valesti, on see, et me tegeleme teiste inimeste eludega. Teate, kes on minu jaoks kõige paremad sõbrannad või? Need, kellel pole õrna aimugi, mis skandaalides ma olen, sest et they are busy with their own lives. Vaata see muttide kaagutamine ja selle nagu kuulamine ja väärtustamine ja for fuck's sake selle eest maksmine. Sa peaks trennis olema neljapäeva kell 19:00. Mitte kuulama seda jama, see on see, et ja see ühiskond kasvab aina rohkem sellisena peale, et mille pärast ma olen päriselt mures. Mis see oli 51% lastest on ülekaalus või? Ulmeprotsent, vahet ei ole, mis see fakt on, aga ulmeprotsent. Ja ühiskonnast 51% ja iga 3. laps on reaalselt ülekaalus. Et kuskil on midagi väga valesti. Kui me ütleme, et vaata, et on probleem, siis pakume ka selles mõttes lahenduse. Nii, kuidas me aitame nüüd praegu kogu Eesti rahvast, sest ma arvan, kõik teavad vaata seda, et
kõik teavad seda enda kohta, kui nad näiteks on paksud vormist väljas. Mina ütleks, et lahendus on väga lihtne. Jäta paar reedet joomata, jäta kott ka tegemata, ilgelt palju jääb raha alles. Ja palka endale inimene, kes sind aitab näiteks, ütleme, ma arvan, 3 kuud on jumala piisav, isegi 1 kuust piisav. Just, ma tahtsin sinna ka jõuda vaata, et hästi paljudel on probleem, nad isegi võib-olla teadvustavad ja on proovinud sellest iseseisvalt nagu välja tulla, aga iseseisvalt see ei õnnestu. Täpselt. Sul on vaja kõrvale inimest, kes on ise selle rea läbi käinud, kes oskab sind õpetada, on sulle toeks, nii-öelda aitab sind on ju sellel teekonnal. Just. Et seal ongi nagu see suur hüüumärk, vaata, et ja palkaspetsialist, sama asi, näiteks ongi vaimuteemadega, sind aitab psühholoog, terapeut. Ja ongi see, et nagu jumala eest läheb hästi, kui sa saad ka väga hea, näiteks ongi personaaltreeneri, et mina võin öelda Amani näiteks suurepärane inimene, nii tore tugi ja tõesti, mina üksi ei saanud, sest et ma olingi mitu aastat, ma arvasin jah, et oma 1500 kaloriga makrosid ma üldse ei vaadanud, eks ju. Ja ma arvasin, et see on 1500. Ma jätsin märkamata selle, et kui sa nädalavahetusel jood kuradi 3 pudelit šampanjat, see on ka 2000 kalorit, rasvapõletus lõpeb 2-3 päeva, sa ei viitsi järgmine päev trenni teha, sa ikka järgmine päev võtad paar kommi rohkem ja niimoodi ta kogunes mul 15 kilo tuli juurde. No ma olen üldse 25 praegu olla võtnud. Oled, mis su suurim kaal on? Tead, kui ma kõige suurem olin, siis ma ei julgenudki kaalu peale minna ja ma ei käinudki. Ja ma läksin alles siis, kui ma olin 69,9, aga sellest ajast ma olin juba pluss 5-6 kilo, 2023 suve lõpp. Vaata, kevadel oli toitumishäire on ja siis mis toitumishäire sul oli? Räägi ülesöömine, binge eating, peale võistlust dieeti, see on jutumärkides normaalne ja oli ka või? Mul ei olnud seda mitte kunagi. Olenebki vaata, mis kohas sa oled, kes sul kõrval on, mis teadmised, kogemused on. Aga see on ka siuke teema, et sul võib väga hea treener kõrval olla, aga et süüdistada oma ülesöömishäiretes treenerit ei ole okei. Treener ei tule sulle koju lusikaga putrusuhu panema või vastupidi toitu ära võtma, on ja, et treener võib olla abiks ja te suhtlete ja ta annab sulle nõu, teete reverse dietit kõik, aga kui sa seda jälgi, see ei ole treeneri süü. Et hästi palju seda ma olen viimasel ajal ka nagu sotsiaalmeedias kuulnud, et mul oli binge eating ja mu treener oli suht pask, et tema süüvad. What? Need on inimesed, kes alati süüdistavad teisi. Just. Vaata, kui sa näitad näpuga teise poole, siis 3 näitavad tagasi sinu enda poole. Issa, kui äge appi on, jah. Nii lahe süüdistada praegu, see jääb mulle täiega meelde. Mina ei võtnud mitte ühtegi kilo juurde peale võistlus toitumishäire. Ma olin oma 58 kilo, aga praegu oli see, et ma olin palil ja ma ei saanud proteiinile niimoodi ligi, nagu ma sain Eestis. Mul jumala savi, makrod läksid lappe, ma ei saanud ka joosta nii palju, sest palapoli ma ei viitsinud ja mul maks kilo, ma palasin see, mis ma tahtsin, 61. Ma tahan ühte asja öelda, kohe, kui sa oled harjunud sööma nagu kõrge proteiini sisaldusega nii-öelda dieeti, toitu, ja nii kui sa lähed reisile ja sa ei saa valku, sul on kogu aeg kõhtu. Ma räägin oma kogemust, kogu aeg mingid, oh my god, ma ei saanud kõhtu täis. Protein viskabki selle nagu insuliini alla ja ma ei viitsinud seal palil nii soojaga joosta, aga ma võtan tagasi like this kohe. See on nii lihtne, et ma tunnen mu nagu keha. Ma ei oska öelda, ma olen oma kehaga nii kontaktis oma vaimuga ka, et mul ei tule enam neid ülesöömishäireid üldse ja kui mul on mõned päevad, kui ma olen kõht tühjem, ma märkan, see on mingi naiste asjade ajal, eks ju, või kui ma olen vähe maganud, ma teen volume eatingut rämedalt, ma panen ülisuured nagu blendri täis mingid marju, proteiini, pulbrit, piima ja ma söön mingi tohutu kogus, aga mis see kaloraažist teeb? Sa just ütlesid, vaata seda, et ma märkan ja sa kuulad oma keha ja naistes, sa juba tead, kuidas su keha mingil perioodil reageerib ja see on selle teekonnars minust kõige lahedam asi, oma keha kuulama õppimine. Millal sul on päriselt kõhtühi, mida su keha vajab, mis perioodil vajab, vaata, mina söön muidu tavaliselt 1 kord päevas, aga täpselt nädal ja täpselt nädal enne päevade algust, ma tunnen juba mingi kella 1-2 paiku, muidu söön tavaliselt õhtul kella 6-5 esimest korda. Ja siis ma tunnen juba päeval ja ma olen mingi, nädal täpselt. Ja keha lihtsalt nii ja nagu kellavärk töötab. Nagu kellavärk, nagu masin täpselt. Ja mis ongi, et kui sa näiteks tarbid alkoholi, oota vabandust, mul on telefon jälle. Söögipaus. Oota. Oi jumal, kui ma näitaks sulle, kes helistab. Oota, ma sulle näitan. Oota. Tead, kes see on või? Ei tea või? Me näime, vaata... Ei tohi mitte mingit videot. Ei.
you see. Hiljem räägin sulle. Appi, sorry, ma sain kõik ära juba, see oli nii hea. Minu omaga. Oh my god. Oota, mis ma tahtsin öelda, et ühesõnaga, see oli selle fitness dieedi puhul kõige ägedam. Ja mis ma ütlengi, jõuame tagasi sinna, et me hakkame Eesti inimeste muresid lahendama. Siis, kui sa oled vormist väljas, kaalust nagu, kaalu on liiga palju, lihast ilmselt pole piisavalt, et minu suurim abiline oligi MyFitnessPal ja kalorite lugemine ja siis lõpubossina tuli see aluseline toitumine, et kuidagi, et kõik oleks nagu hästi puhtalt loodusest. Mul on karnivorluse kohta küsimus. Kust te C-vitamiini saate? Meil ei ole C-vitamiini vaja. Sellistes kogustes, nagu tavainimesel, kes sööb süsivesikut. Lihas on ka C-vitamiini väga parajas koguses. On, jah? Eriti toores ja vaata, sellepärast ma tean, et B-vitamiinid saate te kindlalt kätte, mis on keskmisel inimesel puudu. Kõik kätte. Meil ei jää mitte midagi puudu. Kust, aga A-vitamiinid on maksast või? Kõike tuleb. Organid, liha, munakollane, kõik saame kätte. Mitte midagi ja munakollane, kõik need on need aminohapped värgid, on ju? Kõik. Okei, aga kuidas, kas seedetrakt nagu... Tead, inimestel põhiasi, kui sul ei ole kiudaineid, kuidas su seedimine on? Inimene ei saa kiudaineid seedidagi. See toimib su soolestikus kui liivapaber. Ta lõhub su soolestikku. Näiteks, kui sul on kõhuprobleemid, mingi krohnitõbi asi, esimese asjana võetakse köögiviljad välja. Et lõpetada see kahju tekitamine soolestikus, mis tekitab põletikku lekkivat soolt. Nii. Ja. Kiudaineid ei ole meil vaja. Toores liha seedib väga kiiresti, väga kergelt. Okei. Selles mõttes ma ütlengi, ma kuulan neid nagu sinu fakte ja argumente, võib-olla ma kunagi proovin ei ole faktid, keegi ei tohi mind uskuda, tehke ise oma uurimistöö. Jaa, aga põhimõtteliselt ongi, et nagu ma olen nõus, et keskmine inimene kindlasti sööb liiga vähe puhast töötlemata liha, sest mis asjad on kuradi frikadellid ja vorstid. See on nagitsad. Nagu, kes sööb üldse tänapäeval? Ma küsin selle inimese käest, kes sööb kuradi viinereid ja sardelle, kas sa tahad ära surra või? Nagu tõesti, kas sa nagu teadlikult ei saa aru, et sa liigud sammu haaval iga päev kasvajate, vähi ja kõik ja ülekaalulisuse, the least of your problems. Ma arvan, et nad teadlikult selle suunas. Kas sa tahad ära surra? Ma arvan, nad ei ole isegi lugenud nagu pakki, et mida see sardell sisaldab. Just. Ja veel vähem, mida need ained su organismis teevad. Ja mis tänapäeva probleem on, veel ei ole ju uuritud nende nagu ainete koosmõju. Et okei, üks aine põhjustab seda, teine aine seda, aga need 5 ainet kokku, mis see veel su organismis teeb. Seda raskemetalli selles kogus on okei tarbida. Okei, aga kui sa saad hommikusöögist, lõunasöögist, õhtusöögist, see ei ole okei kogus enam vaata. Et see on probleem. Ei, aga selles mõttes väga huvitav lähenemine küll, et ma olen ikka smootid, mulle kuidagi nagu maitsevad, meeldivad, aga ma arvan, et nagu toitumisega, see ongi see nagu different religion, ja ma just tahtsin öelda. Nagu ausalt, I don't judge you at all ja inimesed peaksid ise proovima, võib-olla mõnele päriselt sobib. Võta loomad looduses. Nii, meil on kalad, meil on ahvid, mingi tippkiskjad, lõvid asjad on ja kõik söövad eri asju, kõigil on oma tippmark inimestel, suur pilt on sarnane, aga kui me lähme nagu väga peensustesse, siis sulle võibki sobida nagu rohkem köögivilju, teisele võib sobida vähem köögivilju, ilma teraviljat ja nii edasi ja pluss, kus sa elad? Kas sa elad nagu Põhja-Euroopas või sa elad Ameerikas või Aafrikas on ja... Kas sa mõtled seda, et millega on selle inimese genoom nagu kuidagi harjunud? Just, et näiteks eestlane ei peaks talvel sööma mangot. Nagu selles mõttes, et vaata, kus sa elad, vaata, mida sa sööd, mida on aastatuhandeid. Ma võin öelda mingi hästi lambi teine näide, aga sama on kas või juuksetoodetega. Sa ei saa kasutada sama, mis on tehtud, eks asiaat naisele, sa pead vaatama nagu neid, kes ongi kuidagi põhjapoolsema. No just täpselt. Nagu juuksekiuga a-la. Ja samamoodi, et me peaks sööma mustikaid, mitte mingid assai marju. Aga mustikad on meil ju ainult suvel saadaval. Miks sa peaksid ostma GMO, suurt kultuurmustikat talvel poest? Ei, you really maasikad samamoodi. Need olid nagu paar kuud suvel kättesaadavad, need on pisikesed, nad ei ole üldse nii magusad kui need suured maasikad, mis meil praegu poodides müüakse täis topeltfruktoosi ja kõik on ju. Täpselt, sellega ma olen ka päri. Hakake vaatama, mida te sööte, et ühest ajast, kui sa saad aru, mis on juba poolfabrikaat ja mis on päris toit. Aga nüüd tuleb vahet teha ka nagu päris toidul ja päris toidul. Just, ja tead mis, kuidagi minu jaoks on isikliku arengu osa, ma hakkan saama 30 sügisel on ju, et mul on nagu, vaata, ma saan dopamiini ja elurõõmu, näiteks sinuga podcastist, koolist, trennist, sõbrannadest,
et ma ei otsi seda dopamiini enam kuidagi pool toidust, et ma tõesti söön neid asju, mis ma tean, et teevad mind terveks, teevad mind õnnelikuks, et mul oleks energiat, millega kulgeda. See oli suurim viga, mida ma kunagi tegin. Kõik teevad. See on praegu kõigil. Ma nagu see, mis kell ma järgmine kord süüa saan. Ja see ka vaata, saadakse sõpradega kokku. Lähme sööma, lähme restorani, lähme mäkki. Kõik keerleb ainult ümber toidu. Või ümber joomise. Leidke uus dopamiini allikas, mitte toit. Toit on kütus. Toit on kütus, ma olen sinuga täiesti nõus. Appi, nagu mul on viimasel ajal täiega, ma pean ütlema lihtsalt mingi elule aitäh, et ma kohtun kogu aeg nii inspireerivate inimestega. Universum toob õiged inimesed õigel ajal. Täiega. Et kuidagi võrreldes, kus ma nagu, ja see oli ainult 2 aastat tagasi, kus ma liikusin. Aga mul oli ainult pool aastat tagasi. Nagu aeg tundub nagu nii pikk, aga samas lühike vaata, et oh my god, ma olin just selline. Isegi vaatan mingid videosi, mis ma paar kuud tagasi olen teinud, mingi, see ei ole mina, vaata. Ja need on kõige naljakamad inimesed minu arust, kes ütlevad, et sa olid nagu 3 aastat tagasi täiesti teistsugune inimene. Tore, ma arenen, täpselt sama. Saad aru, ma olen külmavärina, kus ma vaidasin kunagi oma eelmiste nagu sõbrannadega, sõpradega, täpselt selle üle, et issand, kui tore tõesti, et ma peangi arenema. Mu arvamus peakski muutuma nagu ajas ainult paremaks, see ongi elukestev fucking õpe, mitte et ma jään oma silmaklappidega kuskile nagu kinni, et nagu arene edasi, mõtle, kuula, see on sama nagu, ongi kõik need nagu toitumispõhimõtted kindlasti ka ajas muutuvad, trennipõhimõtted ka. Aga mis ma tahtsin küsida, mis su unistused on? Ma arvan, et Kutiga, kuidas te nagu... Unistused või? Jah, unistused, sul teil on. Ma nagu praegu ei oskagi üldse niimoodi vastata. Ma ei ütleks, et mul on mingid konkreetsed unistust praegu, sest alati, kui ma midagi võtan, mul on unistus, ma saavutan selle väga kiiresti. Sest ma tean, mis asi on manifesteerimine. Täiega paljud vaata teavad, aga nad lihtsalt ei kasuta. Inimesed ei oska kasutada. Inimesed takerduvad sellesse sõnasse, et manifest justkui võrdub mambo-jambo. Ma ütlen ka, ma olen juura inimene, teadusinimene. Aga manifesteerimine on see, et sa teadlikult paned kirja, mida sa tahad. Ja sa ei pea kirja panemagi, sa pead nagu lihtsalt vaimselt tööd tegema. Mina pean nägema seda kirjas ja sa hakkad otsima reaalselt, aju hakkab alateadlikult otsima lahendusi, kuidas see asi saavutada. Just. Ja samamoodi, ma arvan, meil on mõlemal võib-olla, nagu me oleme hästi siukest, et teeme kõik asjad ära, et mulle meeldib ka hullult plaani järgi liikuda, et jah, pange nagu oma unistused kirja, aga unistustest rääkides nagu, mis sa Eestis siis nagu tahad luua? Et hetkel mul ei ole mingit konkreetset unistustest, nii kui ma midagi võtan, siis ma selle teen. Nii. Ja ma ütleks pigem, et mul on suund, mida mööda ma liigun. Ja kõik, mis sinna tee peale jääb ja juhtub, see nagu peab juhtuma, et ma usaldan universumit selles mõttes. Aga lihtsalt, no vaata, ma teen seda ajulõputuse värki ja jagan mingid läbi poolnalja, mingeid informatsiooni ja asju, et lihtsalt inimesi natuke mõtlema panna. Vaata, sinu stiil on ka sama nagu, eriti mul oli kunagi hästi see tough love stiil, et sa oled ka siuke käre ja mürts ja sind rünnatakse ja siis sa oledki pah. Ma näen tohutult meist tegelikult nagu sarnasust, et kindlasti sa ajad inimesi närvi, aga ma näen sinu puhul, et tegelikult sa tahad parimat, sa tahad tegelikult inimestele head. Sa ei valideeri nende sittasid otsuseid, mida teevad väga paljud teised avaliku elu tegelased, et oleme kõik haiged narkomaanid, see on lahe. Oleme kõik vormist väljas, see on lahe. Sa ütled otse inimesena välja, ma saan ka selle eest. Ja seda öeldakse mulle hästi tihti, et mulle nii meeldib, kui otsekohene sa oled. Aga aga see ongi just. Minu jaoks ka ja ma ei salli, kui mulle öeldakse umbes, et ära ole nii otsekohene. Ma ei viitsi, miks ma pean seda ballasti ajama? Tänaseks ma ei pea olema enam PR-printsess, kes on mingi, hei, vaadake kõik seda telekanalit. Tehke seda, praegu mul on see, et nagu, saad olla sina ise. Mul on nagu, I'm good, nagu, ma saan otse teile öelda, et nagu, kuradi get to work, nagu. Ütlesid, et ajan inimesi närvi, et ma võin 100 inimest närvi ajada, aga kui ma ühe inimese panen kas või natukenegi korraks mõtlema, siis mu töö on tehtud, vaata. Ei loo, mul on täpselt sama. Ja võib-olla lõppu, ongi, vaata, kuna me oleme ikkagi sarnased inimesed podcastis, ma ei lase küsida, ma vastan ise, mis on minu unistused. Üks unistus, mis on kindlasti ka ma tahan teha ka nüüd ära siis ikkagi personaaltreeneri paberid ja ma tahaks mingi ühte treenitavat, vaata, et tulla ka sinna skenesse nagu poole kohaga üle. Et selles mõttes ma olengi kus viisakalt öelda mitme persega. Ma teen erinevaid asju, vaata, ongi meelelahutusmaastik on nii easy, vaatan, mis sealt tuleb, võtan vastu juura, aga ikkagi see toitumise, tervise, trenni suund, et see on nagu nii kõnetab ja ma tahan ju meie kauneid Eesti naisi muuta veel kaunimaks. Ja 4. asi, mis ma võib-olla veel tahaks teha, ma hakkasin mõtlema,
et võib-olla teha ikkagi Makeri paberid ja teha ka mingit ühte klienti jaa, sul tuleb hästi välja. Thanks, et täiega tore. Võtame... Hunt Kriimsilm, 7 ametit. Täiega ja loodusfestival. Kuule, selle... ma tean, mis sa tahad pakkuda. Selle terviseks, et sa kõik oma paberid tehtud saaksid. Peame väikse šotiga võtma. Jaa, võtame. Aga muidugi ei ole see alkoholišot. Kaua see joonud ei ole? Pane mulle seda. Hea küsimus. Kaua päriselt? Issand, see tartar oli lihtsalt ulme hea. Tõsiselt nagu. Äkki me saame bänni, kui ma ütlen, mis see on või? See on ehe, puhas, mahe, lambaveri. Brigitte ütles, et joob ka igast rõvedusini. Oota, kas sa kurkumit ja ingverit siukest asju ka ei söö või? Ei söö. See annab mingi rauda vist, on ju? Siin on kõik asju. Et isegi sool on mul praegu menüüst väljas. Cool. Isegi soola ma ei tarbi. Aiseb küll rõvedalt tegelikult. Tead, ma praegu ei tunne. Ma olen asju joonud. Kas sul vett on või? Kas sul vett on või? On küll. Ei ole tegelikult. Veits võiks juurde panna. See teeb hambad nagu rõvedaks või? Kohe sa tead. No see on väga ekstreemne. Nii, meil on siin siis aluseline vesi, jah. Väga tore. Selles mõttes ma ütlen vahel, et ma nagu seda vere pH teemat nagu, ma ei jälgi seda, ma lihtsalt see on nagu 1-5 lähenemine. Ei, selle poolt ma olen ka, et organismi sisekeskkond peaks olema võimalikult, mitte võimalikult, aga selles mõttes alusine. Et vaata, happelises keskkonnas tulevad põletikud. Haigused, põletikud, see on kõige jama alus. Nii et aluselise sisekeskkonna terviseks ja sinu paberite. Ja ma ütlen lõpetuseks, aluseline sisekeskkond olgu ka 2 kõrva vahel. Ei olnud üldse nii. Hais veits, siuke lamba villa hais nagu. Ma ei tunne, ma olen nii orjunud äkki, vaata. Ei olnud üldse halb ju. Täitsa... Väga hea ka ei olnud. Aitäh igal juhul. Tervisele hea.